No nii, Kirill, õnnelikult finišis. Kuidas sa paari sõnaga kokku võtaksid 3 ala ujumine, ratasjooks? No, meist mul hea meel, et ma jõudsin üldse finišisse, et juba ratta 60 kilomeetril tundsin, et täna ei ole keha selles seisus, mis ta võiks olla. Et ujumine oli nagu tavaliselt kaklemist palju ja trügimist aga istusin ilusti seal pundis, ette ei tahtnud minna, tempo tundus paras, et tulin välja enam-vähem sama ajaga, mis eelmine aasta või kaotus parimale ujumise ajal oli vist mingi minuti võrra rohkem, aga see ei ole hull, et ratta peal ka nagu alguses tõmmati kohe tempo üles, aga meie tempo oli isegi natuke kõrgem, et kuskil 30 kilomeetriks oli ma juba kiiremad ujujad kätte saanud ja siis Ronni Schillernek, see on üks peafavoriit, tegi päris kõvasti tööd laskumistel, et see mees on võimas ikka, pidin hambad ristis seal taga rippuma, aga siis, kui hakkas pikk laugutõus umbes 10 kilomeetrine, siis ma läksin ette ja siis jumas mugavas tempos ja vaatasin, et hakkas vahe tekkima järgnevatega. Siis ma ilma kiirendamata lihtsalt läksin samas tempos edasi ja tegelikult sõitsin korraliku vahe sisse, sel hetkel oli vahe liidriga ainult 5 minutit. Et ideaalis ma mõtlesin, et part oli 2,5 minuti kaugus, et ideaalis ma peaks mäest üles sõita seda kinni püüdma, aga siis ma tundsin, et mingi jama on, et paak on tühi ja käik käib puudu, et ei ole sellist jõudu ja peale 60-70 kilomeetrit hakkas vahe vaikselt kärisema esimestega, mitte küll jälitajatega, aga siis ma olin natukene mures, et kuidas ma selle jooksu ära teen, et eriti nii kuuma ilmaga, et jooks läkski nagu arvata oli, et esimest 10 kilomeetrit hoidsin oma 4.0, kuigi see oli minu tippkiirus, tavaliselt ma hoian ennast tagasi alguses, aga täna ma lihtsalt jõudnud kiiremini joosta ja kuskil ütleme 10-30 kilomeeter ma olin ikka, ainuke mõte oli mitte kõndida, et ma lubasin paar korda toitlustuspunktis kõndida, aga nii väga sügaval ütleme, või nii tühja paagiga pole ammu jooksnud, aga siis viimast 10 kilomeetrit, nagu mul ikka, lõpuks läheb heaks, aga siis oli juba see, et ees olev mees oli juba ma pole seda kinni püüdnud ja taga oli pikk vahe, et ma lihtsalt hoidsin juba jalgu ja mõtlesin, mis võistlus järgmisena teha, et Hawaii-punktid kokku saada. Et selline raske päev, aga kui käid nii sügaval ära, et see ainult tuleb nagu järgmise võistluse kasuks, et selline päev oli siis. No tegelikult teeb au see, et sul juba poole distantsi peal tundus, et on nagu kehva olemine ei ole päris see päev, aga sa tegid vapralt lõpuni ja hoidsid pea selgena, et see näitab juba ise, et oled nagu suur spordimees. Mis sul järgmiseks tuleb? Kas väike puhkus ja midagi ette ka plaanitud või võtad rahulikult praegu? Eks ma räägin Jüriga, oma treeneriga Jüri Kääniga, et vaatame, mis me teeme, et on huvitav analüüs, et mis läks valesti, hea oleks verepilti vaadata, et tegin mäestikutreeningu küll 3-nädalase, et ei tea, kas seal läksime liiale või milles oli asi, et sest treeningud tegelikult läksid hästi, aga keha oli tühi, et ei olnud päris sellist tunne, et ma võin pingutada, pigem oli see, et ma suutsin kulgeda kuidagi, mitte pingutada. No pole hullu, igatahes palju õnne finišeerumise puhul ja ootame siis järgmisi võistlusi juba. Aitäh, ma arvan, varsti tuleb juba, jah. Aitäh. No Rait, kuidas see on? Sai tehtud esimene Lanzarote Ironman, et räägi paari sõnaga 3 ala läbi korra, ujumine, ratasjooksed. Kuidas enesetunne oli? Ujumine oli kõige rohkem meeldis ujumine. 1.09,5 oli ujumine, 2 minutit läks stardist läbi sivamiseks. Aga rattal kartsin, et tõmbasin üle, aga tundus, et oli okei. Et hullu maja. Aga jooks? Jooks hästi mõnus, terve aeg mingit probleemi ei olnud.
see oli nagu hea, et ma väga kiiremini ei hakanud riskima, aga lõpuni välja ilusti. Tore oli vaadata, sa tõid terve raja iga kord, kui ma sind nägin, mis oli suu naeru ja näha, et mees naudib, mis teeb, et kuigi see päike on julm ikka. See on tõesti julm. Kas tuul liiga ei teinud raja peal? Seal taga lennujaama juures, seal oli kalb, seal juba tuul liiva lendas ka, aga ma sain noka ette panna. Noh, suurepärane. Nüüd selle pealt minna kahekordselt tegema on vist vähe lihtsam? See on lihtsam, see ei ole nii intensiivne nagu see, see on ikka hullu maja, see rattarada on ikka tappev. Et seal on ikka täiesti hull. Kuule, palju õnne sulle!